Nii, mul ei ole väga palju aega, aga ühesõnaga reaalsus on see, et minu see silm on täiesti turses siit pealt. Ma praegu ei analüüsi, ma lihtsalt räägin, et ma lähen praegu 8:30 lähen arsti juurde ja nad otsustavad, kas mul on kiiritusega või jätkata, sest et minu see neerupealiste sümptomid tulevad tagasi, kus ma eile õhtul olin täiesti palaviku tundega ja niimoodi nõrgalt diivanil. Ja minu vererõhk oli okei. Ja ikkagi silmad on täiesti turses ja kõik see, mis siin praegu toimub, see paistetus, need silmade punetus ja et see paistetus tuleb juba siia nina ääre peale. See kõik oli juba ennem seda, kui tehti mulle steroidravi solumedrooliga. See kõik korraks läks ära ja ma olin päris õnnelik juba. Ja siis tuli see neerupealiste probleem ja siis otsustati, et ma pean ikka kiiritusse minema ja nüüd selle kiiritusega on mul jälle kõik see nagu kuidagi tagasi tulnud. Ja lõppude lõpuks sa ei teagi, mis asi, mis nagu tegi, vaata. Et praegu ma pakin ennast kokku, lähen arsti juurde, vaatavad mu üle, kell 12 peaks olema kiiritus, aga vaatame, kas lähen, sest mul isegi praegu on siuke tunne nagu see siuke kuuma tunne ja see nõrkus, kuigi ma ei kõla niimoodi, aga on. Mis ma enda jaoks teha sain, ma võtsin eile kokku ennast, siin on mul see, mis sõbranna mulle tegi, mahla valmis. Et seda ma olen juba tühjaks joonud peaaegu ja eile ma tegin endale valmis. Ja praegu ma teen endale smuti. Ma lisasin ka kirsid, panin eile valmis juba niimoodi, et kui ma hommikul ärkan, nad ei ole külmad. See on metsmustikas, Kanada metsmustikas. Ma ei ole praegu võimeline mingit mahla pressima. Siis ma hetkel usaldan seda Don Simoni, et oleks apelsini mahla. Paneme veel. Nagu näha, ma teen praegu suvaliselt kõike. Siia läheb ka banaan. Nagu näha, siis banaanidega mul probleeme ei ole. Ootan 3 praegu. Ma lõpuks ometi tellisin selle Odra linnas, ma ei mäleta, mis see nimi on, pulbri endale, aga see ei ole veel tulnud. See on nüüd Dulce, Atlantic Dulce, seaweed ja siin on siis spirulina, mis ma siia ka sisse panen. Ja siis ongi kõik praeguseks. Koriander shit, mul ei ole kontrollinud. Okei, praegu teemegi nagu me teeme. See, et ma üldse teen on üle 6 jälle on nagu maailma ime praegu, et ma suudan seda kõike teha. Jah. No nii. Ma olen tagasi, kus ma alustasin. Mulle hakati uuesti steroidravi tegema. Ja väiksemates doosides. Aga ma räägin pärast. Praegu lähen kiiritusse. Nii koriandrit ühel täidet ei olnud, kus ma otsin, aga vasin hunnik Peterselli. Vaatame, kas seal teised täidid on koriandrit. Ei ongi täna otsaks kõigil see. Давайте еще. Ja mami, что есть? Она у меня не в Эстонии живет, но просто что. Paku lunch. Teeb õues.
teeb õues sul kebaabi või? Tema tegi jah. Mingi crazy on kõrvuti jalita mind. Crazy või? No nii, happy, don't worry, be happy. Hot, panen talle happy siia praegu. Nii. Tõmbaks selle nädala kokku, siis ma saan siia diivanile visata ja nädalavahetust nautida. Ja minu nädalavahetus on siis jalutamine ja magamine ja puhkamine. Äkki tuleb mõni sõbranna külla. Kõik on tere tulnud. Ise ma autoga ma hetkel ei sõida. Elan lool ja siin ma jalutan. Aga praegu on sellised muutused, mis tekkisid täna. Et korraks mulle öeldi, et võib-olla jäetakse kiiritus pooleli. Et äkki ta mõjub mulle pigem mitte hästi. Siis ikkagi otsustati, et kiiritus jäetakse ja minu peas kätreb hästi palju negatiivseid sõnu praegu. Aga ma jätan nad kuskil metsa. Aga ja negatiivseid sõnu lihtsalt nagu mingi, tahaks öelda mingi fucking see ja fucking too, vaata. Mitte kellegi pihta negatiivselt selles mõttes. Aga ma mõtlesin, et never again steroidravi, sest et nagu need kõrvalnähud ja haiglas olemine, kõik see oli lihtsalt nii traumatiseeriv ja võib-olla see, kuidas ma ennast nagu praegu lohutan. Niimoodi, kui siin mõni psühholoog hakkab jälgima, siis teab, mis see käeliigutus tähendavad kõik. Igates jah, siis ikkagi tuleb, ma arvasin, et see steroidravi tehti nagu kõik lõpuni. Mitte kõik, ma mõtlen, mul see aju ka nagu on nagu ta on praegu. Ma mõtlesin seda, et selle steroidravi nagu maksimumdoos tehti mulle kõik ära, aga tundub, et ikkagi midagi jäi reservi ja nad teevad seda nüüd mulle kord nädalas väikeste doosidega ja 6 nädalat. Ja nüüd mul oli siis see nädal, alates kolmapäevast oli ka kiiritusravi ja täna sattus siis niimoodi, et hommikul ma tegin seda steroidravi ja siis läksin siis kiiritusse. Siin on väike, tegelikult selle võib ära võtta. Läksin siis kiiritusse ja kuna see steroid tekitab nagu sellist nagu natuke sellist ärevust ja natuke sellist nagu nagu oleksid nagu hamster nagu selles rattas, vaata. Aga kiirituses sa pead olema hästi nagu vaikselt ja tasakesi ja siis mul hakkasid ikka hirmud tekkima, et äkki kui ma olen seal maski all niimoodi nägu surutud sinna laua külge trukkidega, et kas ma suudan olla nagu vaikselt või ma ei suuda seal vaikselt olla. Aga endaga peab väga palju tööd tegema, et seal maski all olla liikumatult niimoodi, et sul ei teki peas mingit sükest hoogu, sa tahad lihtsalt käe üles tõsta ja öelda, et lõpetame ära, vaata. Sest et jah, esimesed minutid, eriti täna peale steroidravi. Et eelmised korrad olid nagu kergemad peale selle proovipäeva, kus ma hakkasin lihtsalt täiega nutma ja see kutkavasi kehmatas ära lihtsalt nagu see ei olnud nutt, see oli nagu mingi paanikahoo nutt, mingi ma ei tea mis asi. Aga järgmised teised korrad olid hästi. Täna ma tegin enda peas väga palju tööd sellega, et ennast maha rahustada, kõik on hästi, sest seal küll ta surus silma, siis hakkad mõtlema, et see kukal on ebamugav ja siis sa nagu ketrad endale veel 1000 asja, mis kõik on ebamugav ja mis sul kõik see surub sul seal ja aga siis mingi hetk sul nagu paari minuti pärast sul lihtsalt nagu, kui sa suudad, kui sa oled tubli, siis sa lihtsalt rahustad ennast maha, oled seal pikali, ma palusin neil ka seda muusikat nagu on ju, et seda muusikat nad paad alati, aga noh, et nad ei unustaks seda kõvemaks panna mu jaoks, vaata, et see mind väga aitab. Ja praegu on siis nii, et steroidravi 6 nädalat ja kiiritusravi veel 7 korda on jäänud. Ja siis vaatame edasi. Täna mul oli hästi palju infot muidugi kõige kohta.
ja ma ei suuda, ei viitsi sellest rääkida. Aga paneme selle nädala lukku, 5 minutit juttu on täis. Aitäh, et te vaatate, aitäh, et te elate kaasa, aitäh, et te mulle kirjutate, aitäh, et te mind ei kritiseeri, et te ei judge'i mind, et pigem olete toetavad. Sa vahest ikka mõtled, miks ma seda YouTube'i teen nii edasi, aga mulle tundub, et see läheb inimestele korda ja ma ütlen ausalt, mulle fucking meeldib. See fucking tuli ikka ära. Et mulle meeldib. See video tegemine on minu südames ja see mulle väga meeldib ja eriti kui mul on nagu raske aeg, siis see on see, mis mulle meeldib teha ja ma tahan ja ma teen seda. Võt niimoodi, see ongi see põhjus, aga ma soovin teile, olge terved sõbrad. Kui te mõtlete, mingi asi praegu ajab teid närvi või olete stressis millegi peale, siis vaadake kogu minu seda olukorda. See kõik tuli stressist. Stress sai mu kätte ja mõelge nüüd selle olukorra, mille peale te olete vihane või mis teid tööl või kus iganes praegu stressi ajab. Kas see olukord on praegu seda väärt, et te rikute sellega oma tervist? Pange endale siuke mõte vähe iga kord, kui te kelle peale kettasse lähete või stressate või mis iganes. Ma soovin teile palju tervist, armastust. Ma loodan, teil on inimesed, kes teid hoiavad. Ma olen tänulik sellest, et mul on need inimesed olemas, sest et ilma nendeta ma ei kujuta ette. Ma lihtsalt ei kujuta ette. Ma lõpetan nüüd ära selle, aga be happy, don't worry. Nõge see Melissi tee. No, rääkisin siis 7 minutit, siis rääkisin 7 minutit. Nüüd panen oma panen oma audioraamatu tööle, viskan siia diivanile pikali ja puhkan ja joon seda teed ja vaatan sellest aknast välja. Aga mis selle viga on? Siin on natuke näha, et ma juba punetan. Sõhetus on jah sellest steroidravist, aga spiruliina ja see kookosvesi võtab selle spiruliina maitse nii ära, et sa ei saa arugi. Check it. Nagu mõtle vett juua spiruliinaga, aga kookosveega. Ma vabandan oma segaduse pärast, aga teate, mul on rämedad parakad sükeste pakenditega, et kas see hallitab seest. Ja see on puhas kookosvesi, mida ma joon. Aga ta on mul juba seistud natuke lahti ja siis ma tahtsin tšekkida. Aga tundub, et on okei. We can drink it. Thank you. Crazy girl. Reaalselt ei tunne. Natuke ikka saad aru, et sa jood spiruliinat, aga mitte nii hea meelega. Ja põhja jäi veel. Ütleme, et see peab hästi segama. Ma lisan seda vetsia juurde veel ja lõõpan seda edasi. Cheers!